Tere kõik tasuta koolituste fännid. Minu nimi on Egron Petermann ja olen tänaseks ette valmistanud ühe üllatusintervjuu. Olen kutsunud külla ühe armsa loomeinimese, kelle elu ja tegemiste kohta tahaks rohkem teada saada. Loodan, et see on põnev ja kasulik ka teile. Tere tulemast külla Helen Anvelt. Helen, palun räägi, kes sa oled ja millega sa tegeled? See on üks väga raske küsimus mulle. Ma üldiselt ei oska seda ühe sõnaga vastata, sellepärast et ma tegelen hästi paljude erinevate asjadega. Ja iga kord, kui seda minu käest küsitakse, siis ma jälle mõtlen selle küsimuse peale ja mõtlen vastuste peale. Ja eks ma siis pean rääkima nendest asjadest, millega ma tegelen, et mingi pilt tekiks. Ma arvan, et võib-olla põhiline, kust mind võiks inimesed teada, on minu hääl. Et minu hääl on juba üle 20 aasta kõlanud erinevates tele- ja raadioreklaamides ja näiteks kui helistada Tele2 või Elisa võrku, siis ma ka vastan seal. Telefon, millele te helistate, on hetkel hõivatud. Palun oodake või proovige uuesti mõne hetke pärast. Набранный телефонный номер занят. Пожалуйста, подождите или попробуйте снова через несколько секунд. Ja siis inglise keeles ka. Ja. Dialed phone number is busy at the moment. Please hold on or try again later. Oli huvitav. Et ütleme nii, et see on selline väike illustratsioon, et kui keegi enne ära ei tundnud, et siis nüüd vast tundsid inimesed ära. Aga põhimõtteliselt selle põhilise osa minu ajast olen ma tööl Eesti massaaži ja teraapia koolis välisprojektide koordinaatorina, mis tähendab siis seda, et ma kirjutan Erasmus Plus projektitaotlusi ja ma viin neid projekte ellu. Saadan massaaži praktikante õpirändesse, praktikale tööle välismaale ja testin ja intervjueerin ka professionaale, kes tahavad välismaale tööle minna. Aitan neil valmistuda selleks. Nii et need on mu 2 põhitegevust. Ja hobikorras korraldan ma ka seltskonnatantsu tunde 2 korda nädalas kesklinnas. Nii algajatele kui kõigile huvilistele. Et see on siis nagu lühidalt. Tegelikult ma olen hariduselt, olen ma üldsegi saksa-inglise filoloog ja massöör, nii et ütleme, et oma põhitöös läheb mul neid oskusi tarvis. Et eks ma olen ka tegelenud keeleõppega oma elus päris pikalt ja peamiselt siis andnud inglise keele tunde. Ja et olen turismis töötanud ja tegelenud ka koolitustega ja andnud välja plaate. Siin laua peal on terve suur hulk minu loomingut. No ma küsiski, et võtan ühe ette, et kuidas näiteks koos loomine? Kas see on sinu plaat, see on muusikaplaat? See on nüüd muusikaplaat, et ma olen teinud koostööd sellise andeka muusikuga, nagu on Andrus Rannaääre, keda ma usun teavad vähemalt kõik muusikud Eestis. Temal on eriline anne panna käed pillile, kes siis süntesaatorile, klaverile ja luua koha peal imelisi meloodiaid, imelisi palasid, et ta suudab improviseerida nii kaunilt, et põhimõtteliselt need samad 2 plaati siin siis ongi Andruse improvisatsioonid. Ja minuga on nad seotud selles mõttes, et see oli meie esimene koostöö. Selle muusika ma tellisin temalt oma plaadile, sest mul oli vaja oma tekstidele originaalmuusikat. Ma ei laula, ütlen kohe ära, aga ma loen oma tekste muusikasse ja Andrus siis inspireerituna minu tekstidest kirjutas need lood või mis ei kirjutas, mängis need siis sisse. Ja see teine plaat sündis meil Tartu Jaani kirikus, kus mandalate kunstnik Margus Rump avas oma näitust. Ühesõnaga, see oli tema maali
emaalide näitus, kuhu ta kutsus Andrus esinema ja Andrus omakorda kutsus mind. Ja siis sündis koha peal see muusika. Samas nii-öelda elavalt. Nagu Andrus ise ütleb otse allikast, et see on selles mõttes üks väga originaalne plaat, et originaalmuusika, Eesti oma originaalmuusika kindlasti. Kindlasti väga hea selline lõõgastav ja sügav aitab niisama mõtiskleda, mõelda, mediteerida, mida iganes. Sobib massaažiks väga hästi. Massaaži taustaks. Selle pealkirja siis kusagil kõrgel? Kusagil kõrgel, jah, see on tegelikult minu ühe luuletuse pealkiri. Või ütleme, et see on jah, et selle plaadi ma tootsin ise ja siia siis ma panin ka need lugude pealkirjad ja kasutasin oma fotosid. Aga see teine on siis juba koos toodetud. Ma vaatan, et siin on veel 3 raamatut. Minu soovide raamat, unistuste raamat ja veel üks unistuste raamat. Ja kuidas need tekkisid ja mis sa nende sisse panid? Ja, ütleme niimoodi, et sellel raamatukesel on päris vahvat saamislugu. Algselt see oli siis üks idee, kingi idee ühele minu lähedasele sõbrale, kellele ma tahtsin teha sõbrapäevaks ühe sellise sügavamõttelise kingituse. Ma ostsin ühe päevikulaadse märkmiku, kus oli peal, ma ei mäleta, mis pilt seal oli, äkki mingi kassipilt. Ja sees olid sellised ilusad värvilised tühjad lehed. Siis ma lõikasin ajakirjadest välja erinevaid pealkirju, tekitasin kollaaže, võtsin erinevatest raamatutest tuntud inimeste ütlusi, aforisme. Siis võtsin erinevaid küsimusi, erinevaid selliseid suunavaid küsimusi, mis aitavad inimest lähemale oma unistuste elule. Et see sisaldas siis terve hulga erinevaid ülesandeid, kus inimene, tegelikult siin on näha, et inimene peab siis ise nendele küsimustele vastama. Et sekka siis mõned inspireerivad aforismid ja et siis sellised tühjad read, kuhu saab kirjutada, mida ma vajan, mille eest olen tänulik, mida ma väärtustan oma elus kõige rohkem, andestuskiri iseendale, armastuskiri iseendale, minu varjatud anded, et minu unistuste nimekiri, minu eesmärkide nimekiri, et selline hästi sügav väike vihik, mis kõnetab põhimõtteliselt igat inimest. Ja sellise kuju sai ta siis tegelikult niimoodi, et kui see kingitus sõbrale valmis sai, siis ma vaatasin, et et tuli üsna huvitav asi ja tegelikult palusin oma pojale igat lehekülge pildistada. Et mulle jääks endale ka mingi märk sellest tööst, mis ma tegin, eks see võitis muidugi jupa aega ka sellise asja koostamine, et eriti muidugi need leheküljed, mis ma numbrid, et ma lõiksin ükshaaval välja kõik need 101 eesmärki. Et see oli jah päris selline koomiline pühendumine. Ja siis ma töötasin turismis, siis mul oli seal üks väga vahva praktikant, kes oli hästi usin ja kes tahtis kogu aeg uut tööd saada. Ja siis ühel hetkel ma ütlesin talle, et võta need fotod ja trüki sisse see materjal. Ja siis ta küljendas selle veel ära ja siis see läkski trükikotta ja tellisime esimesed 1000 raamatut vist, kui ma ei eksi. Ja siis see oli mõeldud tegelikult sellise heategevusprojektina, et viia lastele neid. Et nad saaksid siis sellistel olulistel teemadel mõtiskleda ja jõuda siis järeldusele, milles nad on head, mis neile teha meeldib ja nii edasi. Aga ütleme, see raamatu edasine areng oli üsna tormiline, et see hakkas levima päris kiiresti ja ühel päeval pöördus minu poole Eesti Patsientide Ühing, tellides mult 1000 raamatut sooviga, et levitada seda siis erinevates kohtades, et miks inimene polikliiniku ukse taga peaks lugema haigustest, kui on võimalik võtta see raamat ja mõelda hoopis selle peale, mis tegelikult sind õnnelikaks teeb. Et selles suhtes oli mul väga hea meel, et see idee nagu
niisugust vastukaja sai ja et tegelikult siiamaani inimesed ikkagi aeg-ajalt kirjutavad või helistavad mulle ja küsivad seda raamatut ja ma olen seda püüdnud ka regulaarselt Loitsu kellerisse viia, aga see saab tavaliselt 1 kuuga seal otsa, et siis kui mul jälle aega on, siis ma lähen jälle teinekord viin. Et noh, minu käest saab muidugi neid raamatuid ja eks nüüd 4. trükk vist veel on juba ka otsas. Minu teada jah. 3 trükki on tulnud ja et nüüd on siis plaan seda tegelikult ka natukene veel paremaks teha ja et iga kord kui ma uue trükki teen, siis ma natukene täiendan ja parandan ja muudan ja et nüüd on uus trükk tulemas ilmselt. Ja siis on veel jäänud need plaadid. Need on kõik sinu looming ja kõige... Jah, et see on minu esimene plaat. See on aastal 2007 välja antud. Tegelikult sellest hetkest, kui mul tekkis idee, kulus 7 aastat, et see nii-öelda valmis teha. Ma käisin 2000. aastal, kutsuti mind New Yorki ühele konverentsile esinema oma monoetendusega. Tollal oli see mul siis, tegelikult jah, 91. aastal tegin ma oma teise monoetenduse, mis ma panin kokku siis oma luuletustest ja mõtisklustest koos muusikaga. Illustreerisin koos muusikaga ja ma esitasin seda päris mitu korda seda etendust erinevates kohtades ja ükskord siis kutsuti mind ühele rahvusvahelisele konverentsile, kuhu kogunes päris palju ameeriklasi, kes isegi tol hetkel kuulasid ainult seda eestikeelset versiooni ja said siis ainult tõlget lugeda. Aga sellest neile piisas, et nad said aru, et neile meeldib see ja nad otsustasid, et nad kutsuvad mind natuke suurema publiku ette Ameerikasse siis konverentsile esinema, kus ma siis põhimõtteliselt kokku käisin 4 korral, 4 erineval aastal. Et siis esimesel aastal oli tegelikult Kanadas, Vancouveris, järgmisel aastal oli Chicagos, New Yorgis, siis oli Chicagos ja Missouris, et siis erinevatel konverentsidel. Kõige suurem publik oli mul New Yorgis, kus oli 400 inimest. Ja see vastukaja oli nagu nii eriline, et see tunne, kui inimesed seisavad püsti ja aplodeerivad ja nutavad ja see oli nagu nii eriline tunne, et siis ma sain aru, et see, mida ma teen, on ikkagi kellelegi vajalik. Ja siis ma otsustasin, et ma teen plaadi. Et kuna plaat jõuab minust kaugemale suure tõenäosusega, et see on nagu palju kergem viis seda positiivset sõnumit levitada, siis ma otsustasin teha selle, et see oli 2000. aastal, kui mul see idee tekkis. Aga ega see plaadi tegemine ei olnudki nii kerge, et see võttis mul kokku 7 aastat. Ma alustasin seda nullist vist 3 korda. Küll üritasid rootslased mind aidata ja oli igasuguseid erinevaid versioone sellest. Ja lõpuks ma alustasin nullist, tegin täiesti nullist uuesti ja tegin DVD ühesõnaga siis, et siin on 200 loodusfotot, mis ma siis olen ise erinevatel aastaaegadel teinud ja muusika, Tanel Kaunissaare loodud kaunis muusika ja minu mõtted, luuletused, mõtisklused. Ja siin on siis ka väike minutiline demo minu elavast etendusest, kus siis ma Kullo lastegaleriis Kuninga tänav 6 vanalinnas siis oma etendust, elavat etendust annan. Et selline plaat. Et see on siis eesti ja inglise keelne. Ja teine plaat on juba audioplaat, siis CD, mis ilmus juba aega hiljem, 2011. Siin on nüüd ainult muusika ja tekstid. Ja muusika on kirjutanud Andrus Rannaääre, nagu ma ütlesin. Ja see on siis, sisuliselt on ta sarnane
aga siia on koondatud siis kõik minu tekstid armastusest, mida ma olen kirjutanud aastatel siis oligi 87 kuni 2010. Et põhimõtteliselt 14-aastaselt hakkasin ma kirjutama esimesi selliseid sügavamaid luuletusi, et see, mida ma 3-aastaselt tegin, eks ole, see oli ka ilmselt mingi omamoodi looming, eks ole, kui ma nii-öelda küsimuse peale, et kust need tulevad, et võtan neid taskust ja muudkui vadistasin luuletusi, et ju siis mul oli juba lapsepõlves mingi selline inspiratsioon peale, aga jah, esimesed sellised ikkagi niisugused sügavama sisuga luuletused ilmusid siis mul 14-aastaselt. Et selliseid raamatuid ja jutukesi kirjutasin ma muidugi juba varem. Teises klassis näiteks kirjutasin ühe raamatu Väike kassipoeg, mis isegi on trükitud tänaseks, aga selle ma unustasin täitsa ära. Et selline lapsemeelne jutustus, ütleme täiskasvanute maailma vaatamine läbi lapse silmad, et selline onule väga meeldis see lugu, vaimustus sellest. Ja et jutt liiga pikaks ei läheks, siis räägin veel oma teisest omaloomingulisest plaadist, mis ilmus 2012. Ja samamoodi siis sisaldab tekste 87. aastast, et minu esimesi luuletusi kuni siis 2010. aastani siis looming, mis mulle tundus, et võiks vähegi kedagi kõnetada või kellelegi midagi pakkuda või kedagi aidata või kedagi inspireerida. Et selline sisemine tung maailma parandada või inimestele mingit positiivset sõnumit edastada on mul olnud põhimõtteliselt nii kaua, kui ma ennast mäletan. Et ma ei tea, mis asi see on, aga et jah. Et see on selline tung, et sellele ei saa nagu vastu panna väga. Et lihtsalt kõik plaadid olen ma põhimõtteliselt andnud välja ise, produtseerinud ise. Et on olnud suur abi erinevatelt inimestelt, tugi. Et jah, on olnud häid sõpru, kes on toetanud, aidanud nii nõu kui jõuga ja on olnud ka üksikuid toetajaid Ameerikast. Et aga need ei ole olnud nagu väga suured summad, et mul on olnud õnn sellest, et mul on kuna ma reklaamitööga tegelen, eks ole, reklaami lugemisega tegelen, siis olen saanud ka stuudioid kasutada ja on olnud siis näiteks Tanel Roovikust väga palju abi, kes on plaadimasterit teinud, ühesõnaga need mõlemad, või tegelikult isegi need 3 plaati. Ja siis ingliskeelne plaat, et see ilmus mul siis 2014. Eesti turg on väike ja loomulikult, kes siis ei tahaks, et sõna kaugemale jõuaks ja et kuskil mujal maailma otstes ka ikkagi seda positiivset sõnumit loetakse, et ma olen saanud väga palju positiivset tagasisidet muidugi oma ingliskeelsele plaadile ja ma arvan, et väga suur roll on siin olnud ka Matural, kes on tõlkinud mu tekstid. Ma arvan, et see on väga suur au mulle, et just tema on selle tõlke teinud. Et see võttis ka ikka 3 aastat aega enne, kui ta jah ütles. Aga ma olen ise väga rahul. Et esimese plaadi ma tõlkisin ise selle selguse hetke ja see, ma arvan, et väga paljud on öelnud, et jah, et see eesti keelne on niivõrd palju poeetilisem kui see ingliskeelne. Aga kuna Matura on ise väga kõrgelt hinnatud tõlk, ka luuletaja ja kirjanik ja ka väga hea luuletõlk, et tunnustust kogunub siis nii Eestis kui välismaal, et siis selle tõttu on selle tõlke väärtus minu silmis väga suur, et ma arvan, et ta pani väga suure osa siia juurde
sellele. Ja mul tegelikult on tõlgitud ka Elada unistusi plaat, aga ma otsustasin, et ma praegu vähemalt ikkagi rohkem plaate välja ei anna, et neid on siin juba piisavalt. Ega see plaaditööstus ei ole ka kuigi edukas. Et selles mõttes, eks ta on nagu nii-öelda välja suremas ja selles mõttes ei ole tõesti mõtet neid plaate ilmselt enam toota. Aga samas mina olen inimene, kes on optimist ja selline, et loodan viimse hetkeni, nii et ma ise tegelikult usun, et ikkagi need plaadid ka rahvusvahelisel turul kuskile jõuavad, et kindlasti mul on olemas oma sihtgrupp, et seda ma olen neid näinud. Ma olen nendega kohtunud ja ma tean, et on inimesi, kes sellest, et kes oskavad seda mõista ja hinnata ja kes sellest abi saavad, et seda on hea tunda, et see nii on. Sa oled loominimene. Mida sa soovitad neile inimestele, kes alustavad seda teed või kes on ka näiteks, kui sa ise alustaksid seda teed praegu? Mida sa soovitaksid neile inimestele või siis ka iseendale? No üks kindel asi on see, et kui inimene tunneb, et ta tahab mingit loomingut luua, kui tal on tung ja vajadus seda teha, siis seda tuleb teha. See on selline asi, millele tuleb järele anda. Et kui inimene tunneb, et ma tahan joonistada, siis on õige hetk võtta endale vahendid, soetada vahendid, alustada kas või väga lihtsatest asjadest. Aga see tuleb välja lasta ja ilma mingisuguse hinnangu andmata, et kindlasti ei tohi hakata mõtlema selle peale, et mis sellest tuleb ja et see tulemuse peale keskendumine võib kõik asjad ära rikkuda. Et hästi oluline on just lasta voolata sellel inspiratsioonil ja lihtsalt vabalt luua, ilma et ükski piirav mõte võiks seda protsessi takerdada või segada. Sest tegelikult jah, on muidugi olemas sellised professionaalid, kes teevad tellimuse peale kas laulutekste või luuletusi või muusikat ja teevad seda kindlasti väga hästi ja ma väga imetlen neid inimesi, aga ma arvan, et see, mis tuleb inspiratsiooniga, minu enda arvates on see püha. Mina võtan seda kui kingitust, et kui ikkagi antakse sulle mingi tekst või nii-öelda antakse, et sul sünnib midagi iseenesest, et mul on elus seda mitmeid kordi juhtunud, et ma tunnen, et ma tahan kirjutada, ma hakkan kirjutama, ma isegi ei mõtle kaasa, ma kirjutan midagi ja pärast ma loen seda ja see hämmastab mind ennast või see, et sellepärast ma olengi leidnud, et on vaja ikkagi jagada seda loomingut. See on otse kui mingi vastutus ka, et kui minu kaudu see maailma midagi tuleb, et siis ju on see jagamiseks. Ja täpselt sellepärast ma ütlengi, et inimesed, kui te tunnete, et teil on inspiratsioonipuhang, et kui te tunnete, et te tahate midagi luua, siis jumala pärast tehke seda ja ärge mõelge, mis sellest saab või mis sellest tuleb, et see on täiesti teisejärguline. Et kindlasti tuleb sellest midagi ja midagi väga ilusat. Ja kui inimene tunneb, et ta ei taha seda jagada, siis ei ole see primaarne, et loomulikult võib pärast ka kellegi käest nõu küsida ja jagada seda ja vaadata, kuidas teistele meeldib. Et siinkohal ma ei soovita olla tagasihoidlik, et kindlasti on igale loomingu vormile on olemas oma sihtgrupp, ma arvan. Et kõik, mis sünnib, on väärt, et seda jagada. Kas sul on ka tulevikus, on sul mingi plaane, mida sa tahad teostada? Sa oled kirjutanud või ma olen lugenud selle kohta, aga millised need plaanid praegu on? Jah, mul on kindlasti on plaane ja on ideid ja on igasuguseid mõtteid, mis... Või siis unistusi? Jaa, muidugi on unistusi. Et ma olen küll hästi õnnelik inimene, et mul on tegelikult enamik mu unistustest on täitunud.
et selle koha pealt ma tõesti jah, mul on ka paar soovitust, aga rääkides nüüd oma tulevikuplaanidest, siis mul on olnud juba väga pikka aega, isegi võib-olla võib öelda lapsepõlvest saadik unistus teha oma film. Ja ma olen kirjutanud stsenaariumit, ma olen tegelikult, mul on ka valmis üks raamat, mille põhjal ma seda stsenaariumit siis kirjutama hakkasin. Ja see protsess ise on väga keeruline. Et stsenaariumi kirjutamine on tehniline töö ja see ei ole selline looming, kus ma võtan lihtsalt lasen inspiratsioonil voolata ja lasen paberile voolata kõik võimalikel tekstidel, et see on väga-väga raske töö. Ja seal on omad reeglid ja ma olen pusinud selle kallal ja ma olen abi palunud professionaalsetelt inimestelt ja ma olen saanud abi väga professionaalsetelt inimestelt ja ma olen saanud ka nõuandeid ja mul on praeguse sellises faasis, et ma olen natukene segaduses. Ma ei tea täpselt, mis sellest saab. Et ega Eesti filmi tootmine on omamoodi teema, et tuleb leida ikkagi eelkõige produtsent, kellele meeldib su filmi idee, sünopsis. Ja kui see produtsent sinu ellu ilmub, siis hakkavad asjad arenema, et nii kaua kuni ei ole seda produtsenti, ei ole tegelikult ka mõtet arendada stsenaariumi. Et nii see kahjuks on. Ja praegusel hetkel olen ma siis selle stsenaariumi arendamise faasis. Mul on omad kiiksud, mul on omad soovid, mida ma tahan, et see film sisaldaks. Ja võib-olla nad ei sobi Eesti klassikalise filmi, Eesti filmi sihtasutuse ettekujutusega heast Eesti filmist, et mul on loomulikult idee teha midagi väga ilusat, midagi väga õilsat, teha armastusest film, teha film tingimusteta armastusest ja sellest, kuidas tingimusteta armastus või suuri asja võib see korda saata ja nii edasi. Et tegelikult see on selline protsess, mis hetkel on mu elus käimas ja kus ma olen ka mõnes mõttes dilemma ees, et kas oma filmilugu siis lasta muuta ja nii-öelda mahtuda nendesse raamidesse või siis lihtsalt asi katki jätta, loota, et ime läbi ma leian rahastaja, kes on nõus tegema täpselt selle stsenaariumi järgi, nagu ma ideaalis seda näen. Või siis, ma ei tea. Et tegelikult mul on ikkagi, mul on üks nii-öelda realiseerimata eneseteostus veel, et ma tahaksin ikkagi ka proovida ühte tõelist filmirolli, kuna see näitlejatöö on mulle väga hingelähedane ja ma arvan, et ma tahaksin just sellepärast seda oma filmi, et ma saaksin seda oma sõnumit ise jagada läbi mingisuguse oma loo, läbi mingi loo, mis on mind ennast väga inspireerinud ja mis on minu arvates kaunis, piisavalt selline piisavalt väärt selleks, et seda jagada. Ja et eks siis aeg näitab, mis sellest saab. Et praegu oskan ma ainult seda öelda, et otsad on lahti ja asjad arenevad. See küsimus oli osaliselt ka seepärast küsitud, et minu soov ja ma usun, et ka paljude inimeste soov on, et soovid saaks täidetud, ja unistused. See on selles suhtes tuult tiivadesse. Aitäh. Ma ei oskagi küsida, sa oled nii kirglikult rääkinud, et ma ei tea, et sa puudutad nagu nii hästi või nii sügavalt seda iseenda loomingut ja aitäh. Eks ma olen kirglik inimene, mis ma saan palata. Sa jagasid mulle meili teel natukene
juurde. Kas sa tahad selle kohta ise midagi öelda või ma loen selle ette? No... Kas mäletad? Et see oli minu arust selline hästi vajalik. Et sa nagu tunned või et üks roll siin elus on olla vaimne õpetaja. Ja ma olen hästi, nagu ma ütlesin, ma ei oska vastata küsimusele, kes ma olen, et ma tunnen, et kõikide nende minu erinevate tööde üks ühine nimetaja on siiski olla õpetaja äkitselt. Et mitte see, et ma olen pedagoogiks õppinud, vaid see, et kuidagi nagu läbi oma loomingu ja läbi oma erinevate tööde ma tunnen, et ma ikkagi ja ka lihtsalt inimsuhetes. Ma tunnen hästi palju seda, et minu käest kiputakse nõu küsima ja ma kipun olema selline nii-öelda keegi, keda kuulatakse. Et selline teejuhi roll või selline vaimse õpetaja roll on mind kuidagi elu jooksul saatnud. Ja tegelikult ma olin vist siis ka mingi pakun 14, 15, 16, ma ei mäletagi, kui keegi mul käe pealt luges, et jah, et siia on kirjutatud, et sinu ülesanne on inimestele võimalikult palju öelda, sest sul on mida öelda. Ja see pani mind mõtlema ja sellepärast ma läksin ka õppima saksa keelt, saksa, inglise ja filoloogiat, et ma sain aru, et kui minu ülesanne on inimestele võimalikult palju öelda, siis ma tahaksin seda teha võimalikult paljudes erinevates keeltes. Ja sellepärast ma otsustasin, et ma õpin keeli, et ma saaksin ennast väljendada võimalikult hästi, võimalikult vabalt erinevates keeltes. Ja no muidugi pikk tee on mul veel sinna, et ennast vabalt väljendada näiteks inglise keeles loomingulises mõttes. Aga ma liigun aeglaselt sinna suunas. Ja ma arvan, et mida me rääkisime? Et sa tahad võimalikus paljudes keeltes jagada seda. Just, ja see, vaimne õpetaja, just. Et kuna ma olen aru saanud, et jah, minu tegelikult ka minu plaatide sõnum on ikkagi selline üsna julgustav, lohutav, inspireeriv, võib-olla ka kohati selline õpetlik, et või natukene, jah, kuigi ma ei ole tegelikult luuletaja, et ma olen küll kirjutanud üksikuid luuletusi inspiratsiooni ajal ja saanud sealt ka ise väga palju vastuseid. Ja kui rääkida vastustest, siis viimasel ajal, viimased 10 aastat, isegi vist rohkem. Ja rohkem. Isegi 15. Ja viimased 15 aastat olen ma kirjutanud, kui ma tunnen, et ma tahan kirjutada, kui mul on olnud väga piinavaid küsimusi ja ma olen esitanud küsimusi. Ja ma olen neid esitanud iseenesele. Ma nimetan seda enda sügavamaks tarkuseks, kellele ma neid küsimusi esitan. Ja kummaline või müstiline on olnud see, et ma olen saanud vastused. Ja ma olen saanud sellised vastused, mis on mind ennast üllatanud, aidanud ja mis on olnud suhteliselt ammendavad, et millest ma olen järeldanud, et tegelikult Johann Wolfgang Goethe sõnad, kas eespool on universum, on ilmselt puhas kuld, et meie sees on lõpmatu infoallikas, on universum ja kõik meie vastused on meie enda sees. Ja ütleme nii, et see minu küsimuste vastuste teema ongi see üks minu soove. Et see on ka see minu viimase raamatu põhiteema ja ka see minu filmiga seotud või filmi ideega seotud, kus on nagu tegelikult just need vastused, mida ma tahaks jagada. Et just need eksistentsialistlikele küsimustele antud üsna praktilise
üsna praktilised vastused, et kuidas ikkagi olla õnnelik ja kuidas ikkagi põhjendada teatud asju oma elus või kuidas mõista erinevaid asju elus, kuidas tõlgendada, millest õppida. Et sellised praktilise elufilosoofia teemad on mind ennast köitnud ka üsna varasest lapsepõlvest saadik. Et tegelikult ma olin ka kuskil 14, mis oli minu jaoks totaalselt murranguline hetk, kus ma võtsin ette Vladimir Levi raamatu Enesemuutmise kunst ja lugesin selle läbi ja võtsin selle enda õpikuks ja seadsin omale suured ambitsioonid ja eesmärgid saavutada maksimaalselt suured kõrged tulemused kõiges, mis mulle meeldib teha ja mida ma tahan teha ja sellised idealistlikud, ütleme niisugused perfektsionisti ja maksimalisti ja idealisti sellised tunnusjooned tulid väga teravalt välja just mul murdeeasena just 14-aastaselt, et kus ma asusin teadlikult sellisele enesearengu teele ja see on kestnud tegelikult, et ma siiamaani arvan, et elus on päris palju õppetunde, et kui ma puutun kokku millegi kas ebameeldiva või valusa või millegiga, millega ma ei suuda leppida esimese hooga, siis ma tavaliselt alati püüan mõista, et miks see minu ellu tuleb, see situatsioon ja see inimene või et ma õpin kõikvõimalikest asjadest, et ma arvan, et see on tegelikult oluline, et inimene oskaks näha kõiges head. Ja mul on väga palju vaimseid õpetajaid, kes, ma pean silmas selliseid suurkujusid ja kirjanikke, üles tõusnud meistreid. Et ma tegelikult olen erinevatest religioonidest ja erinevatest eneseabiõpikutest, raamatutest ja ka filmidest pannud kokku oma sellise praktilise elufilosoofia, mis on mind ennast väga palju elus aidanud ja mis on, ma arvan, ka see võti, miks ma olen selles hetkes, kus ma täna olen hästi õnnelik, saavutanud suure osa oma eesmärkidest, täitnud suure osa oma unistustest. Jah, ma võin öelda, et mul on hetkeseisuga ainult 2 unistust veel täita, mida ma sellist suuremat, võib-olla isegi 1. Et tegelikult ma arvan, et see on väga suur asi, kui ma saan kätt südamele pannes öelda seda. Ja ma arvan, et selle saladuse või selle tänase käesoleva õnne võti on kindlasti avatus, kõigele uuele tõe otsimine ja tohutu järjekindluse püsivus. Et kui ikkagi midagi väga soovida, see väga detailselt kirja panna ja väga järjekindlalt sellesse uskuda, selle suunas tegutseda, pühenduda sellele, siis kõik on võimalik. Seda ma olen täiesti kindla veendumusega ise kogenud ja julgen öelda, et nii see on. Aitäh sulle. See nagu rikastas mind ja ma olen ka paljusid teisi, kes meid kuulavad või vaatavad. Ma tahan sulle teha kingituse. Ja see sellepärast, et sa tulid täna siia kohale ja aitäh kutsumast. Et selline särk on valge, aga see on üks logo peal. Ma olen seda logot juba näinud. Näitan vist sina pole ka. See on selja taga. Täpselt. Et saad mingil hetkel, ma tean, ma olen ise
ühe teistsuguse särgiga, kus oli ka selline logo peal, salsat tantsenud ja kui ma selja pöörasin, siis seal oli selline rõõm oli, et see lihtsalt ma olen märganud, et võid teha. Imesid. Ja, täpselt. Ja imedest usun ma ka. Ja. Et selles mõttes ma olen oma elus kogenud mitmeid imesid ja selles mõttes ma võin öelda, või julgen öelda, et minu usku võiks nimetada veendumuseks, et jah, tinglid on olemas ja on meie ümber ja aitavad meid, et selles mõttes ma olen ja ma julgen nimetada ka osasid oma tekste ikkagi inglite sõnumiteks, et ma arvan, et seda nii mõnigi võib ära tunda, et seal, et inglitel on oma viis kõnelda käskivas kõneviisis ja anda selliseid toredaid korraldusi ja selliseid suunata, et selles mõttes on muidugi omaette teema, et Doreen Virtue on selle kohaselt väga palju kirjandust välja andnud ja pidevalt ka räägib sellest, et kui ma nüüd siin paari sõnaga veel nimetan, et kes on mind inspireerinud ja missugused autorid on mind, kellest ma olen väga palju ise õppinud, ongi Barbara Angelis, Napoleon Hill, Barbara Angelise Saladused elu kohta, mida sa tahaksid, mida sa peaksid teadma, oli see vist ja mõtlemist muutes rikkaks. Napoleon Hill oli väga hea raamat, kindlasti Dale Carnegie Ärge muretsege, hakake elama. Et kõik need raamatud on hästi sellised praktilised ja mina olen neid võtnud kui õpikuid, et hästi head. Ja kui ma nüüd räägin siin kirjandusest, eks mina kui Germanist, et siis kahtlemata on kujundanud minu elufilosoofiat suured saksa klassikud Hermann Hesse ja Johann Wolfgang Goethe, et nende looming. Kindlasti Hesse Siddhartha on üks minu lemmikuid, et mis räägib tegelikult Budast, et selles suhtes on ja muidugi Brasiilia kirjanik Coelhoet, Paulo Coelhoet, tema puhul räägiks ka sellest, kuivõrd elutark ja samas kui lihtne võib olla tegelikult, või kuidas võib peita kirjandusse või loomingusse väga sügavaid elutarkusi. Et ma arvan, ja muidugi sellised klassikalised bestsellerid nagu Secret kahtlemata on ka minule muljet avaldanud, et nii film kui raamat, et ma arvan, et sellised lihtsalt suured tähtsad tõed, külgetõmbeseadus ja kõik see niimoodi lihtsalt inimestele selgiks teha, et see on väga suur asi, kui keegi kirjanik sellega hakkama saab ja suudab maailma muuta, parandada. Kui klišee see ka tundub, aga ikkagi, et kuidagi see. Selles mõttes olen mina igati kõikvõimalike vaimse kirjanduse ja sellise spirituaalse maailma poolt, et ma arvan, et kui see aitab inimesi elada ja kui see aitab inimesi õnnelikumaks teha, et siis kahtlemata on see tähtis. See on midagi ütlemata. Ei, kõik on öeldud. Minul on nagu, mina tunnen, et minu hing nagu on saanud rikkamaks. Paulo Coelho. Et Paulo Coelho et tema alkeemik kahtlemata ja tema maagipäevik mõlemad aitasid mul näiteks jõuda lähemale oma unistuste kodu leidmisele. Et kui ma ei eksi, siis maagipäevikus vist olid just täpselt need küsimused, mis aitasid nagu mõista, mida sa tegelikult vajad. Et võtad nagu kirjandust teoseks ju, aga minu jaoks oli see täiesti eluõpik. Et kuidagi nagu see, kui sa saad ühest raamatust, saad kõik vastused või miks ka mitte, jah, muidugi sa saad ka iseenda seest, aga nagu öeldakse, et iga asi tuleb sinu juurde õigel ajal. Et ilmselt oli see mul hoopis ma mäletaks tütre või poja kohustusliku kirjanduse seas see raamat Alkeemik, mille ma leidsin niimoodi juhuslikult ja võtsin ja siis läbi lugesin,
et ma arvan jah, et samamoodi ka kõik filmid ja üleüldse kogu maailm on minu arvates märke täis. Et ka tasub tähelepanu pöörata sellele, mis muusika mängib raadios. Sellepärast, et ka seal võib olla mingi väga oluline päevamõte või mingi sõnum meile, nii et või lihtsalt käia kõrvad lahti ja kuulata, mida räägitakse, mida inimesed räägivad. Et selles mõttes see võib olla väga-väga elumuutev, kui me õpime märke enda ümber lugema ja kuulama. Ja ma arvan, et see viib meid ikka edasi sinna selle sama unistuse suunas, mida me enda sees kanname. Et ma arvan, et see oleks võib-olla ilus lõpetus. Aitäh sulle. Aitäh, et tulid. Aitäh kutsumast. Head tasuta koolituste fännid. Tänan, et te vaatasite ja kuulasite. Kohtumiseni järgmine kord.